Teisel advendil tunnustas president Toomas Hendrik Ilves Eesti vabatahtlikke. Ta märkis seejuures, et vabatahtlik tegevus aitab vähendada ükskõiksust ning võõrandumist meie ümber. Meie külastasime üht vabatahtlikku organisatsiooni, mis omal moel inimesi ühendab ja Eestit veel paremaks muudab. Jõuluaeg on heategude aeg, seega meie tänane lugu viib meid Aarete laekasse. Mis salapärane koht see täpsemalt on, vaatame kohe järgi. Aga mul on siin üks suur kotitäis riideid. Tuulutasime perega riidekappe, leidsime kõik sellise üleliigse, mida enam ei kanna ja mis on täiesti kappi seisma jäänud ja mis oleks parem kui viia need neile inimestele, kes neid palju rohkem vajavad. Seega võtame selle suure koti kaasa ja lähme Aarete laekasse. Aarete laekas on heategevusorganisatsioon, mis aitab raskustusse sattunud inimesi. On tulekahju ohvreid, on suurperesid, kõik, kellel rasked hetked on. Keskus on meil hetkel ainult Tallinnas, aga tegelikult me saadame abi üle Eesti laiali. Et siis me saadame kas vabatahtlikega, nii palju kui jõuame ise kohale, või siis postikulleriga, et inimesele otse kätte selle. Põhiliselt on riided ja jalanõud, sest neid läheb inimestel kõige enam vaja, kuid meil on ka muid esmatarbekaupu, näiteks nõusid, küsitakse osades peredes ei ole potte, panne, veekeetjad on väga populaarsed. Samamoodi nüüd talvel, kui on külmad ajad, siis vajatakse väga vaipasid ja kõike muud sellist, televiisoreid näiteks, voodipesud, rätikud, et kõik, mis on puhas ja korralik ja mida saab edasi anda, võib meile tuua. Aga kuidas veel saab teid aidata? Kõige lihtsam viis on meie kohta infot jagada, et need inimesed, kes abi vajavad, teaksid kuhu pöörduda ja samas ka need inimesed, kes soovivad asju ära anda, et kuhu tuua neid. Ja samas ka see toetuspood, et iga mõne eurone ostisega on meile abiks, et sellega me saame oma kulud kaetud kenasti. Edasi lähevad need pakid meie sorteerimiskeskusesse, kus me sorteerime ära naiste asjad, meeste asjad, laste asjad, erinevad riided ja jalanõud, kõik paneme omal süsteemi järgi lattu ära. Nii palju kui vaja, läheb kohe abipakkidesse, ülejäänud jääb meile lattu seisma, tulevad uued pakid, lähevad jälle pakkidesse ja nii ta meil käib. Et me oleme pannud ka osa asju siia poelettidele, aga see ei tähendagi, et see kohe müügiks läheb, et täpselt samamoodi, nagu ma ütlesin, abivajad käivad siit ise asju võtmas, et see võib kohe abipakki minna. Igal juhul kõik, mis siin vahetuspoes on, et see ei ole otseselt müügi eesmärgil, nagu võib-olla osadele mulje jääb, et see on pigem ikkagi sellest, et kõik saaksid sellest kasu. Mina olen oma tänase panuse heategevuseks andnud ja see tunne on täiesti imeline. Nii et vaadake oma riidekappi, vaadake oma ümbrust, kas on asju, mida te enam ei kasuta, mis on nukrad seisma jäänud, tooge need siinsamasse Aarete laekasse ja uskuge mind, nad leiavad uue ja ääretult õnneliku omaniku.